Ahoi teile! Üle pika aja taas olen siia YouTube'i tegemas uut videomaterjali. Oleme siin Madisega sõitnud viimastel aastatel päris mitu erinevat tsiklireisi ja täna on meil 6. august. Täna hommikul pidime minema avastama Rootsi ja Soome metsasid ja sõitma siis tetti ehk tsiklite matkarada. Juhtus aga niimoodi, et Madis nüüd viimasel hetkel haigestus ja täna hommikul pidime ikkagi tõdema, et tervis on ju siin maailmas kõige tähtsam asi ja tuleb see Rootsi reis meil sellel korral katki jätta. Ja siis ei olnudki mul muud kui mõned tunnid välja mõelda mingisugune plaan B, sest puhkusaega on võetud, aga mida nüüd selle ajaga siis ette võtta? Välismaale ma päris üksinda ei tahtnud minna Rootsis ette sõitma, lihtsalt võiks olla ju selline tehniline backup ka nagu juures. Aga siis mõtlesin, et eks lähen ja vaatan, mis mandri peal tett endaga kaasa toob. Käisime siin eelmisel sügisel Madisega sõitmas oktoobrikuus. Läksime siis nii-öelda Virtsust Pärnu poole Valgani välja ja täna mõtlesingi, et teeks nüüd selle ülejäänud osa ka ära, et sõidaksid Saaremaalt Valka ja Valgast läheks teti peal edasi ja tõmbaks siis sinna Võru poole. Aga noh, lähme siis vaatame, et mida sealt ette jääb. Enne veel, kui hakkan kodust liikuma, vaatan üle praamid.ee lehekülje ja näen, et kõik piletid on tänaseks välja müüdud. Saaremaal on toimumas palju erinevaid üritusi ja mandri rahvast on sõitnud kohale rohkelt. Kui vastusse sõites, ootab mind ees pikk praami järjekord. Lõpuks aga saan praamile ja Virtsu jõudes hüppan poodi. Ostsin endale jäätist ja selle aja jooksul, kui ma nüüd kaamera ülesse panin, siis panin jäätise korra tsiklipaagi peale, aga väljas on kuidagi niivõrd jõhkralt soe, et see jäätis kukkus lihtsalt maha ja olen ilma jäätiseta, aga vähemalt mul oli vett kaasas, nii et midagi saab jahutuseks võtta. Kui ma sinna sadamasse järjekord jäin, võtsin kodulehe lahti, mõtlesin, et kas on mingisugune nii-öelda tsiklimeestel selline võimalus, et me saame ikkagi ette sõita, sest me ju tegelikult nagu mahume paremini praami peale. Aga oligi mootorratturite meeles pean täitsa praamid.ee kodulehel olemas, kus ongi öeldud, et ei saa sa ette, kui sul bronnipiletit ei ole, siis pead ikkagi tsikliga tavajärjekorras olema. Ja tegelikult neid tsikleid oli seal tavajärjekorras, ma arvan, et üks selline 20 tükki, kes siis kõik samamoodi ootasid ja ma arvan, et kokku läks mul sellega umbes 2 tundi. See kõik tähendab aga seda, et praegu on kell juba 8 saanud, kui ma hommikul mõtlesin, et kui ma lähen siis mandrile, siis võiks jõuda täna vähemalt Valgani välja, aga kohe kindlasti seda ei juhtin, et nüüd ma mõtlen, et saaks kusagile Pärnu lähedale, vaataks mingisuguse RMK koha endale ja siis jääks sinna Pärnus sööbima ja kusagile Pärnu lähedale ja siis sõidaks homme nagu edasi. Pärnu poole liigun mööda kõige otsamat maanteed ja muud huvitavat ei juhtugi, välja arvatud üks veidra väljanägemisega Volvo suve pealinnas. No nii, ahoi, ma olen jõudnud supsti Pärnusse ja pean tegema sellise traditsioonilise stopi. Nimelt siin Pärnus on Maxima, kus on siis S-burger ja me oleme oma reisidel Madisega, kui me läksime Läti, Leedu, Rootsi trip, tegime siin burgerid, kui me läksime Horvaatiasse, tegime siin burgerid ja kui me läksime eelmine sügis Lõuna-Eesti tetile, tegime siin burgerid. Et ma tegelikult ostsin sealt Virtsust omale grillvorstid ka, mille plaanin täna siis panna lõkke peale, aga traditsioonid on traditsioonid, et ma pidin vähemalt ühe pisikese selle juustuburgeri siit ära võtma, sest kõik reisid on ju siin purksi tehtud, nii et ma ei saa tegelikult tegemata mitte jätta. Google Mapsist vaatan välja teoreetiliselt sobiva RMK ööbimiskoha, aga kohale jõudes selgub, et seal on rahvas juba ees. Samasugune vaatepilt ootab mind päris mitmes kohas. Kell tiksub aga kiirelt ja väljas hakkab juba päris pimedaks minema, kuni lõpuks ikkagi ühe tühja platsi leian. Mulle lõpuks tundub, et nüüd ma olen jõudnud sellisesse kohta, kus ma saan ööbima jääda. Kell on juba 23:14, veerand 12 ja meeletult palav on väljas. Nagu internetis ma tegelikult paar päeva tagasi juba lugesin ka, siis pidi siin nädalavahetusel tulema ka nii-öelda troopilised ööd, mis tähendab seda, et õhutemperatuur jääb sinna 20+ kraadi juurde ja üles ka veel. Ja kui ma praegu vaatan, et kus kohas ma üldse olen, siis telefon näitab mulle asukohaks siin Tipu ja väljas on 23 kraadi sooja.
meeletu palav oli sõita ka, ma olen tegelikult täna terve päeva läbi sõitnud üldsegi lahtise kiivriga ja jope on siis ka niimoodi eest lahti natukene. Ja see RMK kohtade otsimine oli üsna keeruline, ma käisin veel Pärnust läbi, Kepsise juhatas, ma Virtsus panin juba ühe RMK platsi sisse, mis jäi sinna Vändra lähedale ja täitsa lõpp, et kõik kohad on lihtsalt rahvast täis ja see on äkki kas 5. või juba 6. RMK koht, kuhu ma nüüd jõudsin. Ja siin siis ühtegi inimest niimoodi ei olnud. Siin ei ole lauda, vähemalt on pink olemas. Ma nii palju tegin praegu juba ära, et ma panin lõkkele tule alla, sest tahaks kiiresti lõkk üles saada. Siin ma saan vorsti grillida ja kõike selliseid asju teha. Need puud on siin ikka maru niisked. Tossavad seal lõkke peal hirmus palju. Et ma võtsin ühe väiksema puu ja siit kuurist ühe paku. Vaatame äkki see pakuga kuidagi väiksemaks lõi, et kirves nagu toimisin. Nii. Väga hea, tundus, et jäi kinni sinna. Pakuga küll saab kõvasti lüüa. No, hakkab looma. Tõppame teistpidi ka. Töötab küll. Ja selle viskame siia. Ja siis mul on muidugi veel selline eriti vinge asi. Mul on pika juhtmega kompressor kaasa võetud. See läheb siis sigareti süütajaga tsikli voolupistikusse ja pumpan oma täispuhutava madratsi ülikiirelt täis sellega. Sellega peab lihtsalt lootma, et siis tsikli akut tühjaks tõmba ja hommikul siit minema kõike saab. Aga noh, kui ei saa, ju saab käima küll lükata. Siiamaani vähemalt ei ole probleem olnud sellega. Ja sellega on seenib ka veel, et madratsit ma ei soovita nagu liiga täis puhuda, vaid lasta jääb niimoodi natukene tühi, siis on palju mõnusam magada kui sellise väga kõva madratsi peal. Ja padi on mul siis samamoodi täis puhutav. See madrats on kusagilt magasini poest mingi 9 €. Aga ta on selline mingisugune meeter äkki laive ja väga mugav asi ja ta on hea kõrge, selline mingi 15 sentimeetrit, et ta on magad nagu voodis seal. Selline suve tunne on nagu tagasi tulnud viimasel ajal Saaremaal. On juba paar nädalat sellised väga sombused ja hallid ja külmad olnud need päevad, nii et ongi selline väga mõnus suve tunne just siia täna mandrile tulla, nii et see on nagu väga lahe. Tere hommikust! Täna on esmaspäev, on 7. august. Olen siin, vaatan kaugelt Mulgi Heinamaa RMK lõkke ja telkimiskoha peale ärganud. Vaatasin temperatuuri ka, hetkel on 24 kraadi sooja, mitte ühtegi pilve. Üsna selline kuum päev tundub täna tulevat. Ilmateade näitas veel seda, et täna tuleb siis õhusooja kuni 31 kraadi, mis on selline tsiklisõiduga üsna jõhker. Ja vihma poole pealt on siis niimoodi, et mul on vihmaviriided kaasa võetud, selline jakk, mis käib tsikliriiete peale, püksid ka veel, aga mulle tundub küll, et täna ma võin need asjad pakkida siis kohvris natukene sinna allapoole ja neid ilmselt täna vaja ei lähe. Aga no, elame näeme. Ja see koht, kus ma siin praegu olen, muidugi päevavalges tundub natukene huvitavam ka. Siin on siis selline jõe moodi asi, sikene jõgi, jah. Ja nüüd hommikune plaan on see, et lükkan muidugi telgi kokku, vett mul väga ei ole, mis tähendab seda, et hommikust tatraputru ma teha ei saa, kus on mul siis konservivärki ka sisse pandud, aga sööngi siis natukene lihtsalt seda konservi. See oli isegi mingi turisti eine moodi asi, mingisugune hommiku sõna oli ka minu meelest selle juures, et vaatab üle, et mis asi see on. Ja tänane päevaplaan on siis selline, et mul üks tuttav Saaremaa mootorrattur on ka siin piirkonnas sõitmas. Nii et me läheme ikkagi siit Pärnu kandist kusagilt Teti peale ja sõidame siis mööda Tette sinna Valga poole edasi. Kohvi jagu vett vähemalt alles, et ega rohkem ei olegi nagu vaja, et saame hakkama. Ja siit saab väikese hambapesu teha. Ja väikese lonksu ka veel võtta. Kaas on mul selline 230 grammi ja siit käib kork maha, vindiga läheb põneti peale. Võt selle põnetiga ma olen nagu ülirahul.
see on MSR nimeline toode, Pocket Rocket oli ta mudeli nimi. Et ta on nagu hästi väike, siin on mul välgumihkel ka topsi sees kohe olemas. Ja kui ma selle siit välja võtan, ta on nagu nii väike. Et ta on nagu lihtsalt nii väike tükk, et see mahub mul nagu peopessa ära. Ja selle saad siit lahti voltida. Voldid niimoodi lahti, et sangad või hoidjad ülesse. Gaasid keerame. Nii tugevalt kinni läinud. Nii. Ja selle keered lihtsalt siia otsa. Ja ongi valmis kasutamiseks. Ja juba tuleb. Väga okei. Üks asi, mida ma vaatasin, siin ei ole prügikasti. Teinekord nende RMK kohtade peale on ikkagi prügikastid ka pandud, et sa saad mugavalt oma sodi ära visata, aga võib-olla siin. Ja see on nii kaugel ka, ma tulin 8 kilomeetrit nagu metsa poole mööda asfalti ja pluss siia sisse, siis ka mingisugune kilomeeter veel. Et nad ei jõua neid prügikaste siin tühjendamas käia ja seda läbu ilmselt tekib liiga palju. Et siis on mindudki seda teed, et inimesed võtaksid oma sodi kaasa. Kiire Siimu matkatarkus ka siia. Kui te hakkate telki kokku rullima, siis ärge rullige kindlasti niimoodi, et uks kõigepealt ja rullite nagu tagumise seina poole, vaid vastupidi, tagumise seina poolt ukse poole ja uks jätke lahti, siis läheb õhk välja ja ei teki sellest õhupalli sinna. Ja teine matkatarkus on see, mul praegu see vesi otsa, lükkasin selle pudeli niimoodi kokku ja panen endale kohvrisse, kui tee peale jääb mõni tankla, siis ma saan lihtsalt tankla WC-s näiteks selle veepaagi uuesti ära täita. Tarkused edastatud ja löön tsiklile hääled sisse ning asun liikuma. Kilomeetri kaugusel on üks RMK plats veel, kuhu ma eile vaatama ei läinud. Otsustan selle nüüd üle vaadata. Siis on süda rahul ja tean, millest ilma jäin. Nii palju on ikka etem küll, et olemas on lisaks pinkidele ka laud ja prügikastid. Edasi panen aga 1004 Vändra poole ajama. Vändra jääb ka minu reisi kõige põhjapoolsemaks sihtkohaks. Siin saan kokku ka ühe teise Saaremaa mootorratturiga, kes juhuslikult siia kanti sõitma sattunud. Plaan on nii palju muutunud, et kui ma algselt mõtlesin hommikul, et liigume siis Pärnust Valga poole mööda tetiteed, siis tegelikult nüüd lähme hoopiski Rapla ja Valga vaheliste tetti sõitma. Ja sõidame nii kaua, kui just parasjagu tahtmist on, väljas on hetkel selline 30 kraadi sooja, meeletult palav on ka. Ja siis tema liigub pärast tagasi Pärnusse nagu. Ja mina lähen siis ilmselt kusagile Võru või Otepää poole või kusagile sinna edasi, et maru mõnus on niimoodi liikuda, kui mingisugust tähtaega, kuupäeva, kellaaega, asukohta ees ei ole, et saab rahulikult sõita täpselt sinna kohta, kuhu tahtmine parasjagu on. Ja nii me läbi metsa mööda tsiklimeeste tett matkarada lõuna poole liikuma hakkame, kord mööda kruusateed ja siis jälle läbi kitsa metsaraja. Aeg-ajalt jäävad ette mõned murdunud puud, kus tuleb leida ümber sõiduks uus rada. Mõned tunnid koos sõitu ja siis jätkan taas üksinda. Järgmine eesmärk on leida endale ööseks peavari. Ma olen praegu jõudnud siia Viljandi külje alla. Terve tänane päev on olnud meeletult palav. 31 kraadi päeva läbi, laus päike ja kõik. Ja nüüd, kui ma vaatan sinna taha kaugusesse, siis taevas hakkab minema päris tumedaks. Oli tegelikult päeval juba kuulda ka, et võib õhtul vihma tulla. Ja muidugi see pilt, mis täna hakkasin nägema siis sotsiaalmeedia kaudu, mis Saaremaal ja Sõrves toimus, see on ikka päris hull. Selliseid tennisevalli suuruseid või võib-olla natukene väiksemaid siis
raheterasid ei ole midagi küll mitte kusagil varem näinud ja vaatasin ka, et see tegi siis päris palju pahandust ka, et kõik võimalikud kasvuhooned, aknaklaasid ja mis kõik see siis puruks tegi ja ära lõhkus. Et selles mõttes mul on olnud täiesti absoluutselt vastupidine päev siin mandril täna. On sõidetud natukene tetti, aga tõepoolest, kui seda pilve seal taga vaadata, et kui tumeda on, et siis ma arvan, et oleks aeg otsida omale mingisugune normaalne RMK koht üles, nii et hakkangi selle otsinguga siin praegu nüüd tegelema. Tormituuled on siingi pahandust teinud ja aeg-ajalt jäävad minu teele kukkunud puud, millest õnneks olen saanud kergesti mööduda. Ja nagu arvata võis, hakkab järjest tugevamini vihma sadama ja tunnen, kuidas riided hakkavad märjaks muutuma. Esimesena annavad kiirelt tunda märjad sõrmed märgades kinnastes. Ühesõnaga hakkas päris korralikult vihma sadama, ma liikusin siia Taagepera poole ja ma tegelikult sõitsin mõni kilomeeter tagasi Taagepera lossist ka mööda. Ja jäin seal lossi väravas korra seisma. Mõtlesin, et kui tegelikult peaks täna umbes öö läbi vihma tulema, et igaks üks vaatan, nagu mis lossi toas küsitakse. 94 € tahavad ühe toas saada. Mõtlesin, et ei pagan, et see on natukene kallis, et Taagepera lossis siis lõuna poole umbes 6 kilomeetrit, et siin on 2 RMK platsi. Üks on see koht, kus ma praegu olen. Hullult lahe koht on tegelikult, siin saaks hommikul ilusasti ujuma minna, aga kuiva kohta ei ole, kuhu saaks telgi panna. Korra hakkas siin vihm natukene järgi jääma ja siis ma mõtlesin, et ma sõidan siit natukene edasi, sest mul ei ole interneti. Et guugeldaks korra pärast, võib-olla siin kusagil lähedal on veel mõni RMK plats, tahaks niimoodi guugeldada netiga, et ma saaksin pilte ka näha. Ja siit üle järve teisel pool oli ka koht, kust ma jõudsin läbi käia, aga seal ei olnud ka sellist võimalust, kus ma saaksin nagu telgi panna katuse alla, sest öösel teoreetiliselt pidi vist päris palju vihma tulema. Just nagu seal Saaremaalgi täna oli, et see sahmakas tuleb siia mandri poole nagu edasi, et praegu ma pean nüüd natukene mõtlema, et hetkel ma olen küll mingisuguse sellise katuse all, aga siin ei ole nii palju ruumi, et ma saaks oma telgi siia panna. Väljas hakkab juba maru pimedaks minema, aga jätkuvalt olen otsimas kindla katusega peavarju. Tõepoolest, Lõuna-Eesti metsades netileviga on tõsine probleem ja mul ei ole võimalik näha platsidest pilte. Seega ei jää muud üle, kui jälle järgmisse kohta lihtsalt kohale sõita. Nüüd ma olen jõudnud Valgjärve juurde. Valgjärv on siin minu kõrval kohe. Leidsin siit RMK koha, kus siis vähemalt on see söögilaud sellise normaalse katuse all, mis ei lase vett läbi, et siin praegu kannatab lihtsalt istuda. Väljas sajab, vahepeal rohkem, vahepeal natukene vähem ja nüüd ma mõtlen siis järgmist plaani välja. Et kui ilmateadet vaatasin, siis näitab, et sajab terve öö läbi ja nüüd on küsimus, et mida ma siis teen, kas ma jään nagu siia. Siin vahepeal sajab nii tugevasti, et ma ei taha nagu telki ülesse panna, et ma arvan, et see telk nagu ei pruugi pidada nii vinget vihma kinni, kui siin vahepeal tuleb. Et vahepeal sai leitud ka mingisugune metsaonn, mis asub 26 kilomeetri kaugusel. Aga kell on praegu 21:38. Et nüüd ma natukene mõtlen. Riided on märjad. Siis kui riided juba täiesti märjaks said, siis ma lõpuks kotist ikkagi võtsin need veekindlad riided ka välja. Head kolleegid Saarteaelast mõned aastad tagasi kinkisid. Ülihead asjad on. Püksid ja jakk käib eraldi. Need ei ole tegelikult mõeldud nagu mootorrattaga sõitmiseks niisama. Veekindladega ta on niisugune tugev materjal. Ja need on mul käinud siis Põhja-Euroopast Lõuna-Euroopasse välja ja toimib nagu väga hästi. Madisel on kusjuures nii-öelda õige tsikli selline veekindel riietus ja see ei pea vett nii hästi kui see, mis mul siin on, et mul ta ei leki kusagilt ja tegelikult on jumala soe sõita ka, kui selle selga paned, sest siit ei tuul ka läbi üldse. Kas jääda siia? Mul vahepeal üks sükene mõte ka, et kui ma siia samma laua peale paneksin lihtsalt oma selle madratsi, pumpaks selle täis siin ja telki panekski, sest see katus tundub mulle nii palju veekindel vist küll, et ma ei tea. Et äkki ta peab nagu vastu. Praegu vaatan, et pagana kindlad hakkavad värvi andma.
kinnastiga on see teema, et mul lähevad näpud, või ta annab, siit näha on niimoodi, et käed lähevad siniseks lõpuks, kui need kindlad on märjad. Ja see sama märja teema on ka üks asi, et kui ma isegi leian mingi RMK koha, siis lõket ma täna öösel kindlasti teha ei saa, sest kõik on märg. Ja see tähendab seda, et hommikul on mu kindlad märjad, hommikul on tsikliriided teoreetiliselt märjad ja varbad ma vähemalt veel ei tunne, et oleks märjad. Aga minu meelest nagu aluspüksid natuke tunduvad, et on märjad. Võtan ikkagi nõuks sõita sinna 26 kilomeetri kaugusel oleva metsaonni juurde. Loodan, et ehk on seal minule ruumi ja saan korraliku katuse all magada, sest ilmateade lubab terve öö tugevat vihma. Kellaaeg näitab meile 23:45 ja ma lõpuks jõudsin tänasesse ööbimispaika. Nii nagu me seal viimase RMK platsi juures rääkisin ka seal järve ääres, et tahaks ikkagi jõuda sellisesse kohta, kus on võimalik siis olla katuse all, kuna väljas sajab päris tugevasti vihma. Ja siis ma otsisin üles internetist, nii palju kui ma internetis seal kätte sain, sellise koha kui Oore telkimisala. See asus sealt järve äärest 50 kilomeetri kaugusel. Ma sõitsin selle 50 kilomeetrit läbi, millest umbes 40 kilomeetrit sadas ikka üsna tugevat vihma, nii et ma olin täiesti ligemärg. Ja just praegu parkisin ennast ära ja nii palju tegin, et panin siis kuivad riided selga. Siin on selline garaaži moodi ruum ja ma sain oma tsikli ka siia tuppa ajada. Nii et tsikkel on kuiva käes ja ise ma panen telgi ka siia kõrvale, päris madratsi peal jääd. Et siin on mingi putukad asjad võib-olla, et öösel hakkavad nagu segama, et lükkan siia tsikli kõrvale telgi püsti, siin on betoon põrand, aga mul on ju korralik madrats, nii et siis saab mõnusasti magada. Ma vahepeal mõtlesin, et läks sellises kohas ära, kus Eesti, Vene ja Läti piir kokku saavad. Selline nurgakoht on täiesti olemas. Ja siis ma olen nii-öelda Kagu-Eesti kõige kaugemas punktis üldse ära käinud. Ja enam kaugemale pole võimalik minna, sest siis olid juba välismaal. No tere hommikust teile. Jõudsin vahepeal siin juba kohvivee käima panna, et siis on hea selline hommik niimoodi, nagu hommik peab olema. Öösel vihma tibutas või siis sadas. Ma tegelikult väga seda kuulnud ei ole, sellepärast, et tundub, et väsimust oli ikkagi nii palju, jäin kohe magama ja magasin siin ühe jutiga, ma arvan, kusagil 7:30 välja, siis veel natukene võitlesin. Et sellega on ikka see, et hommikul tuleb vetsuhäda peale, aga ei taha nagu minna ka ja siis magama ka enam ei jää ja niimoodi ta siin läheb. Aga ilm on täna selline oluliselt jahedam, vähemalt hetkel, kui on seda võrreldes eelmiste päevadega olnud. Aga temperatuur on hetkel äkki kusagil 15 kraadi. Täna ta läheb 20 ja natukene peale, et sellist 31 kraadist temperatuuri täna ilmselt näha ei ole. Väljas on selline pilves ilm ka, aga vaatasin siin erinevaid ilmaportaale ja ka enda telefoni rakendust, mis näitab, et kella 3 ajal peaks ikkagi selle päikese siis välja saama. Ja siis mõtlesin meile, et läheks vaataks piusakoopad üle. Et teeks mõned sellised vaatamisväärsused ka siis siia tripi juurde. Ja Taevaskoda. Taevaskoda kojas ma tegelikult olen kunagi väga-väga ammu ka käinud. Aga vaataks korra sinna ka veel, sest ilma peaks nagu okeiks saama. Et kui mina olen praegu sellises garaaži tüüpi hoones siin, siis siin Oore nii-öelda platsi peal on teisi väikseid maju ka. Et läheme teeme korra tiiru siin platsi peal ringi ja vaatame, et millised majad siin üldse on. Kes samamoodi on sattunud vihma kätte, siis siin on võimalus lisaks telkimisele ka siis saada täiesti selline kuiv peaalu nendele, nii et teeme väikese tuuri. Ma ei ole ise ka siin majades ringi eile õhtul liikunud, et nii palju pime on, aga vaatame siis nüüd üle. Et see on siis üks selline
maja siin, kus saab nii-öelda täiesti kuiva katuse all ööbida. Vaatan, siit saab veel ülesse ka minna. Redeli moodi asi. Et ilmselt üleval on siis palju ruumi. All on sellised naride moodi voodid. Keskel on pink. Ilgelt nagu soditaks ikka neid asju siin. Ma vaatan keegi, siin on nagu põletanud keegi midagi. Ja siin on ilmselt mingid kuumad pannid peal käinud sellised või potid, et on ära nagu põletatud see puit. Ja siis teisele pool seinas samuti sellised naridega voodid. Üli nagu äge koht ikka. Samamoodi siin on siis sellised narivoodid. Paned oma mingi madratsi siia ja saad ööbida. Ja teisel pool paistab siis samasugune asi. On jälle sellised narid. Palun väga, tule ööbi. Aga ma just võtsin selle teise maja sellepärast, et sinna ma siin tsikliga katusele ajada. Läheb väikene tatar peale. Ja lisaks tatrale täna menüüs ka hautatud veiseliha, koduküla tooted. Ennem proovinud ei ole, aga proovime ära. Ma loodan, et siin on natukene soola ka sees, sellepärast, et sool on asi, mida mul üldse kaasas siin reisil ei ole. Segame selle ilusasti läbi ja nii tummist hommikus äkki mul ei ole selle tripi jooksul veel olnudki. Proovime ära. Väga hea. See konserv on piisavalt soolane olnud, et minu siis mitte kaasas olevat soola kuidagi kompenseerida. Teeme väikese ketimäärimise ka. Ma kasutan sellist Motuli ketipastat, et väga paljud kasutavad spreiga õli, aga mul on tunne, et see ketipasta püsib nagu kuidagi paremini peal. Ja seda ma tean, et on matkamehed varem ka rääkinud, et kasuta pastat, seisab ilusasti peal ja see on nagu tuupikke, siit pigistan, pintsel on otsas ja selle pintsliga siis panen keti peale. Ja panen kohe sellise hea paksu kihi, et siis kestab nagu kaua. Tuleb siit pintsli otsast välja niimoodi. Kui siis hammaste peale, siis selle pintsli otsaga nagu määrin laiali. Siis ma teen lihtsalt sellise lükke, et ajan ratast natukene tagasi. Nii kaua, kuni ma näen, et tuleb jälle uus koht, kuhu ma ei ole saanud peale määrida. Ja siis saab siit kohe uuesti määrida. Kett on määritud ja kõik pudru on kokku pandud, nii et hakkame siit RMK latsi pealt liikuma suunaga Haanja poole. Seal on Olerixi tankla, lähen käin tanklast läbi ja siis mõtlen, et läheks vaataks suure Munamäe vaatetorni ka veel. Ma olen seal kunagi ammu käinud, aga võtan kaamera kaasa ja vaatame, millist vaadet siis on võimalik näha. Eestimaa, ma arvan, et ühest vähemalt kõige kõrgemast punktist. Ma sõidan sinna Haanja poole ja olen juba päris mitmest sellisest lahedast bussipeatusest mööda sõitnud. Mõtlesin, et teen korra peatuse ja vaatan lähemalt mõne pildi ka siia juurde, et nad on teinud sellised puukujusid, nagu siin on selline mutikene istub ja ootab bussi ja kes tahab, võib talle siia kõrvale kaissu tulla. No paneme siis ühe selfika siia videosse ka veel. Taas Sadulasse ja suund Eesti kõige kagupoolsemasse nurka, kus kohtuvad Eesti, Vene ja Läti riigipiirid. Järgmisel hetkel tabab mind aga teel üks nüüd juba suuremat sorti takistus, millest ma enam niisama lihtsalt ei pääse. Vahepeal oleme suure hurraaga suurest Munamäest mööda sõitnud. Ma lihtsalt vaatasin, et seal oli parklas palju autosid ja nägin, et üks suur grupp läks ka veel sinna Munamäe torni. Nii et sellel korral ma jätsin selle Munamäe torni otsas käimata. Ja tegelikult, kui ma hakkasin Saaremaalt tulema, siis ma vaatasin kaardi pealt, et algselt oli kohe mõte tulla siis siia Lõuna-Eestisse, et kus on kõige kaugem selline asustatud punkt, kas just asustatud, aga ikkagi punkt, mis asub siis Kagu-Eestis ja leidsin, et see on kaardi peal selline koht nagu Parmu
ja see on siis peaaegu see koht, kus Läti, Eesti ja Vene piir kohtuvad, selline kolmnurk tekib sinna. Ja mul on jäänud sõita nüüd vaid mõned sajad meetrid ja olen seal kohal, aga vaatan, et väikene takistus on minu teele siin ette tulnud. Nimelt on üks puu üle tee kukkunud ja nüüd ma ehitan siia väikest sellist nii-öelda trampliini, sest tagasi ma siit enam kusagil minna ei saa, mul on ainult võimalus edasi liikuda. Nii et kuidagi moodi tuleb sellest puust siin üle saada. Ma ei tea, proovime, mingi rolluvend tuleb ka siia, vaatame, mis tema saab. No tema rollu ilmselt tõstab siit üle, aga väikese silla oleme valmis ehitanud ja saab testida. Oodama peast. Ramisagi. Täie kõtu. Kyllä hän libistä. Aga. Läh. Se on pituuspäärvä, käikö siellä? Takarastassa käy ringi. Käikö siellä? Takarastassa käy ringi. Käikö siellä? Oota. Ma ei tea veel, ma tulin Saaremaalt. Mis? Ma tulin Saaremaalt. No, ja kuhu taas sõita, siin Läti piiriviirde. Kolmnurk. Yeah. Läti ja Eesti ja Vene. Tuo sõidad otsasid. Siis tulee sen, siis käydät parempana. Siis panna shortitpille otsa. Siis tulee siinä. Ja siis Läti piiri, Eesti ja Vene piiri siellä. Siis käydät parempana. Siis shortitpille otsa. No eks ma vaatan, kui ma sinna jõuan. Jõuad. Sa Eesti minna. Sinna senine sõidad ja parempana. Yeah. No siit lähed üldstii vasakule. Ma lähed uudist. Kihnu Virve laulis mere. Kihnu Virve, näed ma. Kihnu Virve, ta kõik perekond. Ja. A nüüd kurrat. Lasta sümfooniat kurrat, kes telve näed. Mäng kurrat. Sa sõida nüüd ainult otsa. Senini. Ja siis paremini. Ja mul on kaart on ka olemas. No ma sõida sul tak. Minu algne plaan oli küll siit kuidagi sõites üle tulla, aga noh, kohalik vanamees, pullvanamees tahtis appi tulla, nii et saime siit koos üle ja aitasin siis vana rollu ka üle. Nüüd ta pidi minema mingisugust külameest otsima, kellel on saag või traktor ja tõmbab selle puu siit eest ära. Üsna keeruline olla aru saada. Vana räägib selles nii mingisuguses Võru-Setu murdes, et just nagu välismaalasega prooviksin juttu öelda, aga või no, lähme nüüd edasi ja vaatame, kuhu siis välja jõuab, natukene veel minna ja siis olemegi seal piiri kolmnurgas kohal. Siit on nüüd sõita umbes 1 kilomeeter mööda metsateed ja siis enam edasi kusagile ei pääsegi. Ütleme niimoodi, et üks reisi eesmärk on siis nüüd täidetud, nii nagu ma Saaremaal mõtlesin, et võiks kõige Eesti poolse kagunurga ära võtta, kuhu siis välja lastakse. No päris sinna tegelikult 3 piiri ristumiskohta ei lasta, siit algab juba piiritsoon, selline tõkkepuu on ees ja siit edasi enam ei saa, aga noh, olen tulnud nii kaugele kui vähegi võimalik ja siit hakkame nüüd siis ülesse poole minema suunaga põhimõtteliselt Tartu poole. Ma arvan, et järgmine peatuspunkt saab olema vast Taevaskoda. Läks vaataks Taevaskotta ka ja siis ühesõnaga niimoodi käigu pealt teen oma mõtteid, et kusagilt poest tahaks ka läbigi ja tahaks natukene vett saada. Üks on see, et koha praegu joomiseks ja siis on muidugi hommikuks ju kohvi peale vaja ja ega ma tegelikult veel oma seda majutuspunkti külesse või välja ei ole vaadanud, nii et vaatab seda ka jooksvalt. Ilm vähemalt on ilus, vahepeal tibasti natukene vihma ka, aga nüüd on päike ilusasti jälle väljas ja hakkab üsna selline soes ja olemine siin. Hüppan taas ratsu selga ja ajan kolvid soojaks. Mööda piiritsooni äärt sõites tekib kuidagi kõhe tunne, just vaadates seda pikka okastraadiga kaunistatud aeda. Piirivalvureid kusagil näha ei ole, teagi, kas see on nüüd halb või hea. Ma olen siin Piusa koobasti juures nüüd kohal ja vaatasin siin kõrval oli selline söögikoht nagu Klunker. Mõtlesin, et noh, sükene pisikene väikene baar, et lähen vaatan korra sisse ka, võtan sealt ühe burgeri ja burgeri oli 10 €, ei ole kõige odavam, aga
siis istusin laua taha lihtsalt ootama, mõtlesin, et tuuakse seal paberi sees selline väike purksa. Aga tegelikult oli ikka väga korralik, seal ma ei ole kunagi varem sellist burgerit söönud, kus oleks mingid mustikad ja tikrid ja sellised asjad ka veel juures olnud ja päris hea suur ports oli ka, nii et kõhu sai korralikult täis. Kes siia kanti satub, siis kindlasti soovitan tulla. Ja rääkisin seal baaridaamiga ka natukene ja ütlesin, et sõidan mootorrattaga ja Saaremaalt tulen ja plaanin siia Piusa Koobastesse minna. Aga ta ütles niimoodi, et tegelikult siia Koobastesse enam inimesi sisse ei lastagi, kuna need on juba sellised varismisohtlikud. Ja praegu niimoodi, et sa saad vaadata siin muuseumi maja sees mingit filmi ja siis nii-öelda klaasi tagant näed koopaid, et sinna sisse nagu uudistama ei saa, ja niimoodi ka, et igaüks nagu üksinda minna ei saa, vaid oodatakse mingi grupp kokku ja siis kuidagi giidiga see majandamine siin käib, nii et ma sellist poolkõvat asja nagu küll ei taha saada, mis tähendab seda, et liigun siit otse Taevaskoja poole nüüd edasi. Aga nüüd ma olen jõudnud napsti ja nipsti kohale ka siia Taevaskotta. Siin on mitmed erinevad matkarajad, olen võtnud ette selle 3-kilomeetrise raja ja läheb siis vaatab, et mis sealt raja pealt näha on. Aga ma vaatan, ma päris õiges kohas ikka pole, sellepärast, et siit kõrvalt läheb mingisugune raudtee, mis on nagu piirdega kaetud. Aga mina olen väljaspool piiret praegu. Nonii. Katsume siis kusagilt peale saada. Ja et korralikult sellised rajad on tehtud, et see viimane trepiaste on alati metallist ja selline, mis ei lähe libedaks. Ma kujutan ette, et kui siin oleks puittrepid, siis need astmed viimased, kus inimene astub, võivad päris libedad olla. Vahepeal saan selle jutuga ära rääkida, et ma tulin Põlvast läbi, siis kui ma siia tulin ja käisin tankimas ka. Praegu läks mingisugune 6,5 liitrit. Et muidu tavaliselt, kui me oleme reise teinud, siis ma olen otsinud tanklat iga 200 kilomeetri tagant. Aga nii nagu ma rääkisin ka, siis eile õhtul mingil hetkel lõpetas minu see spidomeetri tross või siis tigu töö, mis tähendab seda, et mu ratas ei näita enam kiirust, kui kiiresti ma sõidan. No see ei olegi kõige hullem, et oluline on, et ma 90 piiri teaksin, et tahomeeter töötab, pöördeid näitab, nii et 9500 4500 on pöörded 5. käiguga, siis on täpselt 90 kilomeetrit tunnis. Tavaliselt ma sõidan tippa alla ka veel, et õlikulu väiksem oleks. Täna hommikul panin ka rattale õli sisse üks siis pool liitrit panin juurde, jah. Aga kilomeetrit siin väga palju sõidetud ei ole. Aga kuna siis kilometraaž ei tööta samuti, siis tähendab seda, et ma absoluutselt ei tea, kui palju ma sõidan, nii et praegu ma Google Mapsis nagu neid asukohtasid enam-vähem vaatan ja liidan siin umbes kokku niimoodi, et kui sa 200 kilomeetrit sõidetud, et siis on nagu hästi. Keegi Neitsi Koobast tahab näha, siis minu selja taga. Kohal siin suur Taevaskoda, maru palav hakkab. Ma enne mõtlesin, et äkki läheb kuidagi ilmi jahedamaks, et ei hakka siis seda tsikli tagi kohvrisse pistma. Aga nüüd ma olen pidanud seal ikka endale puused ümber kerima ja hakkab palav. Siin peab ju treppidest üles käima, alla on okei, aga üles käima, siis hakkab palav. Jah. Siin kajab huvitavalt. Jah. Ma olen nüüd päris tükk aega istunud veel siin Taevaskojas. Natukene pidasin plaani, et mida ma nüüd teen. Üks variant oli mul vahepeal, et võib-olla läheks Tartusse, võtaks mingisuguse päris sellise majutuse. Aga siis ma ikkagi mõtlen, et ei, ilm on praegu niivõrd super ilus, vaatasin ilma prognoosi ka, et ei saja täna õhtul, ei saja öösel ja ei saa tegelikult vihma ilmselt ka homme. Nii et lappasin siin lähedal mingisuguseid RMK kohti ja jäi mulle silma selline koht nagu Laho metsaonn. Et metsaonnis ma ei ole selle tripi juures või jooksul veel olnudki, nii et läheks vaataks korra sinna. Võtan, kas me saame siit, et näeb see selline välja. Et see on, üks oli mingi 6 kilomeetri augusel nüüd. Või siiski natukene rohkem, 13 kilomeetrit. Et
et 13 kilomeetri augusel läheks sinna kohe praegu, aga siis ma tahaks korra ikkagi poest veel läbi hüpata, et võtaks mingisugust grillvorsti ka kaasa, sest grillvorsti mul ei ole. Kell on praegu 19:47, et kui ma traditsiooniliselt olen alati südaöö paiku jõudnud, siis ööbimispaika, siis praegu on lootust jõuda natukene varem isegi kohale. Võib-olla. Ma loodan, et see kinni ei ole juba, kellegi poolt ära võetud. Ja siis ta algab. Selle reisi üks kõige suurem väljakutse, leida hea ilmaga õhtupoolikul mõni vaba RMK plats. Suurimat lootust annab see, et tegemist on teisipäevaga ja ehk on inimesed rohkem kodused. Tõde on aga see, et kõik on tulnud hoopis telkima. Ja nii ma siis sõidan ringi ja otsin omale öö veetmiseks kohta. Asi näeb lihtsustatult välja nii, et sõidan kohale, koht on täis, otsin kaardilt järgmise platsi, mis on tavaliselt 10–15 kilomeetri kaugusel, sõidan sinna kohale ja siis kõik jälle kordub. Sellel õhtul õnnestub mul 7 RMK kohta läbi sõita, kuniks leian ühe vaba pinna. No ikka paras tegemine on siin suvel augustikuus leida omale RMK plats ööbimiseks. Kui ma siia reisile tulin, siis ma arvasin küll, et mis nädala sees tulen, et siis on ju ikka võimalik kohta saada, aga keeruline ikka. Kui eile ma sain alles, hakkab tossama palju, kui eile ma sain südaööl alles omale ööbimiskoha, siis täna läks selles mõttes natukene paremini, et kell on ütlen täpselt praegu 23:54, tegelikult ma olen siin kusagil 20 minutit, 30 minutit juba kohal olnud, tegin lõkk ülesse, sest täna õhtu selline oluliselt jahedam ka, kui siin varasematel päevadel on olnud, et saab natukene siis sooja naha vahele. Lõkk jääb raksub ja vorst on mõnus ohuga küpsimas. Aga jah, praegu mõtlesin veel, et mis homne plaan on. Ma arvan, et ma homme ikkagi lähen Saaremaale ära. Et hommikul ärkab, teeb siin putture ja konservi ja kõik need protseduurid ära. Ja siis ma nüüd guugeldan veel, et kas siit jääb midagi ka tee peale, sellist vaatamisväärsust. Ma olen põhimõtteliselt Otepääst natukene siis Peipsi järve poole. Kaardi pealt saab seda asukohta praegu siit vaadata. Ja siis liigun Pärnusse. Kusagilt sealt kaudu läbi, ma arvan. Ja siis on juba Saaremaale minek. Ja mis siis tee peale sealt jääb, et eks seda hommene päev juba näitab. On kolmapäev 9. august, kell näitab 7:44 minutit peale. Kuidagi jahe endale hommikul. Siin on selline varjuline koht ka. Järve peale paistab juba päike, seal tundub päris hea olevat, aga saame siis niimoodi hakkama, et olen omale tsiklijõi tagi veel selga pannud. Torusalli panin ka kaela, tegi kuidagi olemist natukene soojemaks. Öösel pigem oli jahe, ma sain magama äkki kusagil 1:30 paiku või. Ja siis ma arvan, et ma kusagil 2 tundi kindlasti kohe magasin, aga siis ma ärkasin korra ülesse ja peale seda on selline väga katkendlik olnud see uneaeg. Ongi kuidagi jahe, et siis ma proovisin erinevat varianti, et ma alguses olin T-särgiga magamiskoti sees, siis ma proovisin niimoodi, et ma võtsin T-särgi ära, just kui oli natukene parem, et keha soojendab magamiskotti rohkem. Siis ma pärast panin pusa selga, tundus nagu ka natukene parem ja selline rullimine nagu käis, et päris õige see asi nagu ei olnud selles mõttes, et tsipajahe oli võrreldes nüüd esimese ööga, kui ma siin olin ja väljas oli 23 kraadi, siis ma vaatasin temperatuuri ka siin mingi hommikupoole 6 ajal äkki, et palju ta üldse näitab praegu. Mul sellist termomeetrit muidugi ei ole, aga telefoni rakendus näitas siia kohta praegu 10 kraadi, mis on selline 13 kraadi jahedam kui esimesel ööl oli. Aga ühesõnaga olen üles ärganud ja teen siis putru, teen kohvi ja täna on mul olemas ka selline asi, mida mul eile ei olnud. Nimelt ma sain
poest soola, nii et saab pudrule tsipa soola juurde ka veel panna. Aga ega siis ma arvan pikkapidu ei olegi, et hakkan tasapisi oma asju ka kokku pakkima ja siis suund on juba Saaremaa poole. See on siis Rannarootsi hirveliha, Eesti uluk, omas mahlas. Selle lööme siia pudru sisse. Nipp, mida meile ka tegin. Panen korra veel selle konservi ka sooja. See on ainult natukene minut aega ja siis on valmis. Katsume ta. See hirveliha on kuidagi jäigem. See liha, mis ma eile hommikul kasutasin, oli kuidagi pehmem. Hädisu. Pakin oma viimase laagri kokku ja hakkan siis Saaremaa poole sättima. Olen juba ratta selge istunud, kui äkki meenub, et üks oluline hommikune protseduur on sootuks meelest läinud. Aga õnneks saab selle kohe korda ajada. Selle asjaga korras saab hakata taas edasi juhama. Mina olen jõudnud nüüd Tõrvasse. Olen Tõrva tanklas. Panin siin kütet 8 liitrit, ülitasin keti ära ja võtsin väikse kohvemilgi ka. Järgmine peatuspunkt on siis need Helme koopad ja kas 4,3 kilomeetrit on sõita, mingisugune 5 minutit. Avastasin praegu, et see kohvi on mõru, siin ei ole ju ka suhkrut sees. Et ma ise tegelikult ka kohvi sisse suhkrut ei pane, aga ma panen piima natukene rohkem kui siin sees on. Sest see on päris tummine, kodus mul nii tummine kohvi ei ole. Et ühesõnaga, käime need Helme koopad läbi ja ma kohe vaatan korra telefonist ka, et võib-olla siin Helme koobaste ja Pärnu vahel on nagu midagi veel vaadata. Kui ei ole, siis ma ilmselt tõmban otse Pärnusse ära ja mõte on, et mitte siis Pärnust Virtsu minna lihtsalt mööda asfalti, vaid lähen Teti rada. See keeruline Teti ei ole, ma olen seda ühe korra varem sõitnud. Aga siis natukene huvitavam tee lihtsalt, kui minna mööda asfalti ja kell on alles vähe ka. Kell on 10.56, et ma olen täna väga varajane olnud. Nii et on aega siin rahulikult tiksuda, kui sageli kiiret ei ole. Olen Helme koopeid otsimas ja suunad näitavad siia poole, tundub, et olen ka päris lähedale jõudnud, nii et ma arvan, me kohe oleme ka koobastes sees. Vaatan, et need käigud on ikkagi nii madalad, et siit kusagile edasi saagi. Sildi pealt ennem lugesin, et 200 meetrit on käike ja kuud erinevasse saali läheb. Aga tundub, et siit 200 meetrit ei saa käia, kõige rohkem 10 meetrit kokku. Hullumoodi külm vesi on siin, aga paistab, et allikas ka nüüd kõige suurem ei ole. Seega tatsame edasi. See on nagu kusagil džunglis praegu käiks ringi. Tee on selline mudane ja pagan päris karm tõus tuleb siit kohe. Nii öelda koopad nähtud ja saab taas sadulasse hüpata. Mööda maanteed sõidan Pärnusse ja sealt edasi keeran Tetterajale, mis viib mind läbi metsa otse joones Virtsu. Olen seda teed eelmisel sügisel korra juba vastupidises suunas sõitnud. Aega läheb küll rohkem, aga tee on tunduvalt lõbusam ja huvitavam. Nii et kellel aeg on, siis soovitan läbida sama rada. Tehtud see reis siis lõpuks ongi. Reis, mis tegelikult pidi olema Madisega koos Rootsi ja Soome Teti avastamine, selline metsades kolimine. Viimasel hetkel siis sai selliseks minu enda sooloreisiks Lõuna-Eestisse. Aga tegelikult huvitav, sai käidud siis ära seal kõige kaugemas kagunurgas, kus Eesti, Läti ja Vene piir kokku saavad. Sai sõita Tetti, väga mõnus oli praegu just ka see viimane Pärnust Virtsu mööda Teti rada tulek. See oli kilomeetrit kusagil 80 umbes ja kui muidu tuled autoga näiteks või siis kas või mootorrattaga mööda asfalti tunni ajaga,
Pärnust Virtsu, siis tetirada läbimiseks läks aega praegu 3 tundi. Nii et sellist pihikest pusimist on, kuigi praegu on võrdlemisi kuiv seal, sellised väga ohtlikke olukordi ei ole, et väga sellised sopasid auke ma ka ei otsinud, kuna mul on ikkagi kohvrid ja asjad kaasas, siis ma kindlasti ei taha, et need kohvrid maha kukuksid või katki läheks, sest siis on kõik minu asjad seal igal pool laiali. Aga mis siis saab olema see järgmine reis, seda ei oska praegu absoluutselt aimata. Loodan, et me saame Madisega midagi huvitavat ette võtta ja kindlasti kusagile välisriiki siis minna. Aga ilmselt sellel suvel seda enam ei juhtu, selliste pikka välisreisi, vaid lükkame selle asja siis järgmisse suvesse. Ja jälgige siis ikka minu YouTube'i kanalit ja kodulehte, kus pean ka sellist reisiblogi metsmaa.ee.